tere tulemast taas ühinema Võrratu autosaate Nice Luxury proovisõiduga. Mõned aastad tagasi tuli meie ette uus Toyota Hilux, mida oli kindlasti paljud kastikafännid kaua aega oodanud. Nüüd on juba lisandunud sellele facelift ehk mudeli uuendus ja nagu kastikate puhul ikka on neid muudatusi palju raskem märgatav kui mõne esindussedaani või crossoveri puhul. Aga uus Hilux, siis uus kaitseraud, uued LED esituled ja uued LED udutuled on ka täiesti uus asi Hiluxi puhul olemas ning enam-vähem samasugune disain, kuid muidugi jätab see palju värskema mulje. Tal on olemas siis ka kohanduv kiirushoidik, 4,2-tuline DFT näidik. Mitte mingi uhke virtuaalkokpit, seda tal ei ole. Tagatuled näevad ikka kõikide kastikate puhul üpris ühesugused välja. Kuid esituled on üpriski kihvtiks läinud. Ja sees on olemas siis 4,2-tuline DFT ekraan, nagu ma ütlesin, 8-tuline Toyota Touch või Toyota Touch 2 multimeediasüsteem, mis võiks ka suurem olla, kuid seal on olemas nüüd Apple CarPlay ja Android Auto. Ja paremas varustuses olemas mustast nahast hallide siis varjunditega siis nahkistmed ja kõige paremates varustustes veel täiesti ilusad uhked mustad nahkistmed. Nii et midagi etteheita ei saa ja kahes versioonis on tal saades kas extra cab või double cab. Ehk extra cab on 2-ukseline ja double cab siis 4-ukseline. Ja tal on sõidurajalt lahkumishoiatussüsteem, automaatsed kaugtuled, liiklusmärkide jälgimissüsteem. Hinnad algavad 29 900 eurost, kuid selle varustusega nii uhket elajad nagu siin roomamas ja müttamas näeb ikka saa. Sellest saab ikkagi sellise eluka, mis sobib võib-olla sellise koopiamasina alt läbi lasta ja ettevõttele ehk kanda, ehk siis mingi ettevõtte tööautodeks, kuid heas varustuses ehk natukene sarnane juba nagu ekraani pealt näha, auto on ikkagi juba 35 000 eurot ehk Active varustuses automaatkäigukasti ja 2,4-liitrise diiselmootoriga. Kuulsite õigesti, siin pole mingit elektri ega bensiini ega mingit hübriidvärki, diiselmootorid nii nagu peab. Ja mootorid on 2,4-liitrine diiselmootor, 150 hobujõudu ehk 110 kilovatti, saadaval 6-käigulise manuaali või siis 6-käigulise automaatkäigukastiga ja 9,5 liitrit 100-le, siis on ka 2,8-liitrine vägev uhke diiselmootor, 204 hobujõudu ehk 150 kilovatti. Ja sellel on olemas siis 8,5 liitrit manuaalkäigukasti puhul 100-le ja liiter rohkem siis automaadi puhul. Ja kõige parema varustuses see Invisible siis varustuses, mida te praegu ka näete, siis meil siin sõitmas on 42 000 eurot. Kuid ma arvan, et ma mõtlen, et Hilux väärib seda kindlasti. Selline on uus Toyota Hilux, koostame teiega juba nädala pärast. See pole mitte lihtsalt unenägu.